on olemas täiskasvanute koolitaja kutse. Ja sellel on ikkagi, või see on saavutanud päris suure mõju ja ulatuse. Kutsega koolitajaid peaks olema üle 600 hetkel registreeritud erinevatel tasemetel. Aga iseenesest kutse on selline kvaliteedimärk nii koolitajale kui koolitusasutusele, kes selle koolitaja endale siis palkab. Õppijale loomulikult ka, et koolitaja on ikkagi välja õppinud, professionaalne, teab, mida ta räägib ja mida ta õpetab. Aga tegelikult see ei takista meid kõiki koolitamast, millal iganes meile tegelikult see pähe tuleb. Aga nüüd, et valikuid teha selles, et mida üldse on vaja õppida. Oligi, Tiiale tuli küsimus, et mida ma siis õppima peaksin. Ja ikka see sama OSKA prognoosi ja seiresüsteem meile need vastused annabki. Nii et kui teie tahate ka kursis olla sellega, et missugune on Eesti hetke oskuste vajadus, siis tuleb heita pilk erinevatele OSKA uuringutele ja sealt saab vastused, julgen ma päris kindlusega väita. Ja millest Tiia rääkida ei jõudnud, aga mis siis selle süsteemiga ka seostub, on märksõna oskuste kompass. Nüüd ma küll palun käed tõsta, et kes teab, et on olemas oskuste kompass. Super! Ikkagi suurem enamus teist seda teab. Et me oleme ka kutsete süsteemis üle minemas sellisele oskuste põhisele lähenemisele ja oleme Eestis kaardistanud ära erinevad oskused, paar tuhat oskust vähemalt, eks ju, 4000 lausa. Et Euroopas on küll kaardistatud üle 20 000, aga meie oleme püüdnud need oskused rohkem kokku võtta, tuua siis ühtsesse andmebaasi ja siia lisanduvad ka veel näiteks tööriistad, et ise oma oskusi hinnata. Ja kindlasti on see suureks abimeheks ka karjäärinõustajatele. Nii et uurige lisa märksõnalt oskuste kompass. Et üks selline tore ja vajalik algatus. Ja täiskasvanud õppimist toetab ja toetavad Eesti Töötukassa erinevad tegevused, et on palju õppimisvõimalusi nii töötavatele inimestele kui loomulikult siis peamisele sihtgrupile töötutele ja ka tööandjatele. Et selles mõttes ka Eesti Töötukassa teeb meil väga tänuväärset tööd ja Eesti riik panustab tegelikult oskuste arendamisse omajagu vahendeid. Ja meie püüame jõudumööda tegeleda kvaliteedi tagamisega, et paljuski ka tänu Töötukassale, kes on üks suuremaid Eestis koolituste rahastajaid ja on vajalik ka olla kindel, et see, mille eest Töötukassa maksab või missuguste koolituste eest maksab, et need koolitused ikkagi on head. Mis asi on kvaliteet? Tegelikult küll vastavus tarbija enda ootustele, aga on välja töötatud hindamismudel, mis võimaldab anda hinnangu koolitusasutusele ja siis tema pakutavale koolitusele, mingis kindlas õppevaldkonnas, meie keeles on see õppekavarühm eelkõige. Ja nagu ma juba ütlesin, siis üks kvaliteedi näitaja on kindlasti ka koolitaja, kellel on olemas kutse. Et siis ka soovitus koolituste valikul, et kõige esmane asi jälgige, kas koolitaja omab registreeringut Eesti hariduse infosüsteemis. Teine asi, et kas tal on olemas korralikud õppekavad ja kolmas, kas tal on head koolitajad. Ja selle koolitaja üks headuse näitaja siis on ka kutse olemasolu. 5 minutit. Aeg läheb lennates. Siis on see, et kitsaskohtadest väga palju rääkida ei jõua. Ja natuke ma need juba markeerisin ära ka, et võib-olla üks oluline märksõna veel on muidugi madala haridustasemega ja ka erialase hariduseta inimesed. Et madal haridustase meie jaoks on siis vähem kui keskharidus ja neid Eestis on circa 100 000 neid inimesi. Täiskasvanute hulgas ehk siis vanuses siis kuni 20 kuni 64. Ja ilmselgelt Eesti riigi jaoks, kus meil on ainult kuskil 700 000 inimest, kes üldse tööjõu hulka kuuluvad, siis kes peaksid tööd tegema. Ja nendest 100 000 on madala haridustasemega, siis arenguruumi on palju. Ja oleme küll ponnistanud, ma arvan, aastaid ja aastakümneid, et neid tuua õppima, aga
ikka on veel meil siin abi ja tuge vaja. Nii et kui te keegi kusagil teate kedagi, kellel ei ole keskharidus, siis rääkige talle see täiskasvanute gümnaasiumidest näiteks või üldse täiskasvanute üldhariduse omandamise võimalustest. Ja ka see, et elukestvas õppes osalemisel need soolised erinevused juba rääkisin ära, paraku tuleb tõdeda, et meil on ka veel erinevused keele mõttes, eestlased õpivad rohkem, teisi keeli emakeelena kõnelevad inimesed vähem ja rohkem õpivad ka muidugi linnapiirkondade inimesed. Mida see PIAK näitas? Üldjoontes Eesti inimestel hea oskuste tase, aga on see, et alates 35. eluaastast paraku need meie põhioskused hakkavad langema. Me siin enamuses vist oleme enamuses üle 35, et tegelikult teeb muret küll ja endalegi siuke paha tunnistada, et mul on veel nii kaua olla tööturul, aga ometigi peaks panustama veel oma ka täiesti tekstilugemisoskusesse ja see probleemide lahendamise oskusesse ja arvutusoskusesse. Ja ega see on suur väljakutse, et kuidas inimestele seda õpetada kõige muu õppetöö käigus. Ilmselgelt me ei saa ju panna koolituse pealkirjaks, et tule õpime koos matemaatikat. Ei tule, ükski lugupidav täiskasvanu ei tule. See on mul juba koolis ammu ära õpitud. Nii et kui te teate siin head vastust, et kuidas inimestele õpetada matemaatikat või lugemist, siis tulge rääkige ministeeriumile ka, võite alati pöörduda. Ja nüüd natukene siis sellest et mis arendustegevusi me seal teeme või kuidas me nende väljakutsetega püüame toime tulla. Et prioriteetse sihtrühma õppesse toomine, selleks siis juba see nimetatud mittestatsionaarne üldharidusõppe, et inimesed tuleks omandama põhiharidust ja keskharidust. Kutsesüsteemi reform, et rohkem minna üle siis oskuste põhisele lähenemisele. Siis paneme kokku ka oskuste arendamise tegevuskava ja selle juures paneme kokku seljad teiste ministeeriumidega, kes on meie head partnerid. Majandus-kommunikatsiooniministeerium, Justiits- ja Digiministeerium eelkõige. Ja loodan, et siis võib-olla aasta teisel poolel saame ka teile seda oskuste arendamise tegevuskava juba tutvustada. Ja selle sama PIAK-i tulemuste või põhioskuste arendamise osas siis, mis on meie plaan, et läheneda koolitajate kaudu ja töötada välja koolitajatele metoodika, et kuidas siis sõltumata sellest, mida me keegi õpetame. Mina näiteks olen olnud pikka aega üldse ettevõtlusoskuste õpetaja, et kuidas ma oma ettevõtluskoolitusel saaksin inimestele ka niimoodi varjatult õpetada matemaatikat ja funktsionaalset lugemisoskust ja igasugu probleemi lahendusoskust. Et siin me peatselt loodame minna tellima sellist põhioskuste õpetamise kontseptsiooni, üldoskuste õpetamise lõimime ka sinna sisse ja eks siis hiljemalt järgmisel aastal saame seda teile tutvustada. Ja e-tunnistustele lähme üle niikuinii ühel ilusal päeval, et praegu kõigi inimeste formaalõppetunnistused, pärast kutseõppe omandamist või kutsehariduse omandamist või kõrgkooli lõputunnistuse saamist, meie andmed on EHIS-es olemas, et tahame ka koolituste tunnistusi EHIS-esse liigutada, et oleks inimestel sealt ligipääs. Ja võib-olla viimasena siin kõigist nendest märksõnadest hoopis tooksin välja partnerluse tööandjatega. Et ilmselgelt tulevikus me ikka jätkuvalt loodame tööandjate panustamisele ka Eesti inimeste oskuste arendamisel. Ja selleks on meil plaanis siis teha rohkem koostööd tööandjatega. Aga ma saan aru, et aeg on otsas. Jah, ma pean olema õendust enamast inimene, keda mina kuulaks ka väga-väga pikalt veel, aga meid ootab paneeldiskussioon, nii et aitäh Ena. Väike luulerida ka. Täiskasvanu hariduse võlu, see on nii kena. Südames tänu, Trenkan Ena.